tere hommikust! Meie lähme kohe sööma. Kell on 8 hommikul kuskil. Ja siis võib-olla lähme veel ujuma. Ja siis läheme avastama ühte looduspaika. Ja pärast lähme ajaloolisse linna, Kivilinna. Tere hommikust! Me kiisub praegu jooksevad ringi. Ja oleme jälle siin laua taga. Meie tuba on vist siin kõrval. Tulime nüüd sööma. Ei tea täpselt, mida süüa saab. Sest on midagi aru ei saa meist. Me tõlkisime translatoriga albaania keelde oma soovid, et muna ei taha. Ei taha muna lihtsalt, aga terve menüü oli muna. Sellepärast saab huvitav olema. Kanadel on nüüd kohalikel häda, et neil on oma kanad, munad jäävad söömata. Selline on siis meie hommikusöök. Tema sõi muna. Meie sööme ja tisu. Mis nüüd on? Ja peale nüüd hommikusööki tulime uuesti randa. Natukene veel nautida seda soojust ja ujuda. Monnopallid ujuvad. Nii, pesus sai käidud. UV-indeks on 6. Et väga mõnus, päike võtab. Vesi oli ka nii soe. Ujusime ja nüüd me lähme kohe sinna majutusse. Pesusõra, paneme asjad veel kokku ja siis liigume Kesk-Albaaniasse juba edasi. Nii, aga me nüüd kohe liigume edasi ja võtame selle kohaga taida. Me oleme nüüd jõudnud tagasi kohta, kus me oleme juba enne käinud. Banaaniraksus vahepeal. Jaa, banaaniraksus. Tulime autot tankima ja siis liigume edasi. Filmin lihtsalt orgu. Siuke ilus org. Sinu kord. Nii, me spetsiaalselt selle jaoks sõitsime siin tagasi, et seda filmida. Aga me ei julgenud lihtsalt nagu autost välja tulla. Et siin on siis, kuidas kohalikud elavad. Pidasime autoga kinni, et vaadata siin neid puid ja põõsaid. Siin on suuremat sorti metsapõlengolad. Mõned puud on siin veel nii-öelda elus. Mõned on surnud. Et korralik. Aga meie oleme peaaegu jõudnud oma sihtkohta, et oleme siin parklas. Siin pakutakse ka igast mingit toite, asju, särke. Meil on 20 minutit kõndida. Lähme siis üks kohta nimega Blue Eye. Ja seal on siis allikas, mis peaks olema väga ilus. Aga siin on muidu olnud väga suured metsapõlengud. Umbes 6 aega tagasi. Kõnnime nüüd järjest sinna Blue Eye poole. Kuidas siiani sinu meelest see minek sinna on? Kõige ebameeldivam kogemus siiamaani Albaanias. Mingi Ameerika gangsta-räpp, kus kõiki perse saadatakse. See on kõige leebem öelda. Kostab üle selle ala ja siis on sellised paksud, rasvased, 30-aastased emased mehed, kellel on oma mustad mersud sinna ära parkinud ja siis närvivad, näed, suitsetavad, istuvad seal kuradi putkas ja siis ei pahi selle otsa, annavad selle maksa, kööpappi reis. Aga see muusika küll on häiriv, et siia praegu nüüd enam ei ole kuulda, aga oleme looduses, halloo, võiks siin nagu normaalselt olla. Kaldusime oma matkarajalt kõrvale, nüüd oleme siin all, järve ääres ja siin on kanuud. Mõtleme, kas me lähme sõitma või mitte. Meid on selles suhtes 3, nii et üks peab üksinda olema. Täna läks üksinda, aga me ei tea, kas see nagu onu laseb meid niimoodi. Nii, me lähme kohe sõitu. Meie kanuusõit sai tehtud. See oli skämm. Keegi peaks kunagi siia Albaaniasse tulema. Just siia Blue Eye parki sees.
ärge minge selle kanuga sõitma, see maksis 10 euri pilet ja see oli lihtsalt ühest otsast teise, see on põhimõtteliselt tegelikult suur mingi maksimum 10 minutiga või? Ühest otsast teise võib-olla 15 minutiga. Seal ei olnud mitte midagi, et väga mõttetu, väga kurb. Aga ei ole hullu, tore oli ikka ja püksid on nüüd täiesti läbimärjad. Nii, aga me oleme jõudnud nüüd Blue Eye juurde. Sinine silm. Seal on siis see sinine silm. Ma olen täitsa pettunud kohe. Mingi käige siniallikal korem. Päästate raha. Et see nüüd on küll, jah. Ja filmime siis seda sinist silma ka pealt poolt. No sinine ta on. On ju ilus? Jah. Oleme nüüd tagasi jõudnud. Ostsime mingist putkast endale siis siuksed topsikud ka puuviljadega. Ja siin on meil kitsad. Meil on väga lõbus. Me oleme siin parklas ja meid hakkas ründama see elukas. Ja ta lihtsalt jällitab meid, me teeme ümber autotiire. Noh. Tule appi või? Ei jõuda. Aga oleme nüüd tulnud siis siia söögikohta. Selle nimi on siis Taverna Mosina. Siin on siis menüü. Et riis on näiteks 1 euro. Väga vahva. Ja meil on siin siis ka kiisud. 2 punast kassi. Näitan siis ühe söögikoha vetsu. Lõunamaada teema. Juba ootad süüa, ja? Nii ule veel lauale midagi toodudki. Sa juba ootad. No nii, selline on siis meie toidulaud. Siin on riis, mis on mingi guljaši kastmega. Siin on meil salat. Siin on meil lammas. Autotud lambaliha, jah. Tšatšiki, kartulid ja siis sai. Ja kuidas on teile see toit? Kuidas teile maitseb? Selles mõttes autotud lammas, eks ta näeb rõve välja. Aga ta maitse poolest ei ole nagu väga paha, et ta on söödav. Kella maitses ka? Kuidas sulle meeldis? Väljanägemine on hullem, et maitse ei ole nii hull, aga vabal ajal ma nagu ei sööks seda. Aga ma ühe asja ütlen veel ära, et kõigil oleks selge. Riis maksis 1 euro, salat maksis 2,5, friipartulid 2 eurot, lammas 7,5. 7,5. Ja tšiki oli 2 eurot. Õlu maksab 1,50 ja klaas veini oli 2 eurot. Aga meil on nagu siit söödud ka juba nii. Portsud tegelikult on suured ja odavad. Ja kui me ei taha mingit toite enam tagasi saata, sest meil on 2 kassi, kes söövad kõik asjad. Siin ootavad lihtsalt. Kägiseb. Oleme järgmisse kohta jõudnud. Kus me oleme? Ma ei tea, kuskil varemeid ei ole vahtama. Kuskil enne ei lähme nüüd. Aga jah, me oleme siin mägede vahel kuskil platsil. No nii, sai jalutatud. Oleme kohal. Müürid. Oleme saabumas Kierokesteri linna. Siin me siis täna ööbime. See linn näeb väga veider välja. Aga varsti oleme juba hotellis. Hotelli ma nägin. Seal oli üle. No nii, oleme jõudnud enda uude sihtkohta Kierokerrer või mis iganes oli. Siin see hotell näeb väga ilus välja. Aga majutused on ka siin majas. Nii et saab põnev olema, loodame parimat. Aga jah, väga kahtlane linn, väga kahtlane. Me sõime liftiga. Katrin valis hotelli, kus lift sees. Esimest korda sõidame Albaanias liftiga. Nii, näitame nüüd, milline on meie hotellituba.
palun tutvustust. mina Siin olen Ragnar. mina olen Katrin ja mina magan täna siin. väga uhke, ette minu valitud kohtadest. aus. Meil on kaal siin. Mis hotellis on kaal olnud? Meil on siukene peegel. Wow. Siis meil on 2 kraanikaussi. 2 kraanikaussi. Meil on kandiline vetsupott. Sa saad tuge ka võtta endale. Ja 2 duši. Teil on mille pärast nii emme. Sellepärast, et siit tuleb sooja vett ja sealt külma vett. Ja, see on inglismane. Nii, ja see ei ole kõik veel. Vaadake neid kaunistusi, vaadake diivanit, vaadake seda imelist vaadet. Wow. See on väga ilus maja. Meil on telekas, me saame, ma ei tea, midagi vaadata. Ja siin on veel 1 voodi ja teine voodi. Ja siin saab istuda. Väga uhke. Pedas väga tore. Ja palju see maksis? 89 euro. 89 eurot. Koos hommikusööd. Jah, et siin on siukene ikka luks, no see on sweet meil. Me hakkasime laristama sellepärast ikkagi, et me eile nii-öelda kulutasime ainult 30 eurot ööbimise peale. Oleme nüüd enda hotelli alal. Oleme siin õues, sööme pähkleid. Oih, vale koos. Me joome kohalikku õlut ja joome Jack Danielsit. Ja siis me tellime siia restoranis toidu kohal all 5 meetrit restoran, menüü on juba siia toodud. Kuskil seal all, me ise ei viitsi alla minna, seda on nii palju vaja trampida, siis tellime sealt restoranist üles. Pizza menüü, no. Ei ole, seal on teisi asju ka. Aga jah, väga mõnus kohake. Aitäh sellise ilusa hotelli eest. Vahelduseks maakatele. Leidis väga hea koha. Väga hea. Ja. Georg Kaster Kiviteli on siis ottomaniaegne, hallide kivikatsustega ja üsna dramaatilise maastikuga. Nii ilus vaade. Oleme tuppa tulnud. Mis sa õiedad seal? Väga huvitav film on. Ei võtsi isegi oma kohvrit ära viia, vaata, kuidas mehi. No nii. Me oleme kõik muide päikest saanud, me oleme kõik natukene punased, aga me lähme nüüd kohe sööma. Ei või? Jaa. Jah, kella 8. Kella 8. Juba läbi, me peaksime all olema. Kes on kõige punasem? Punanahad. Ma arvan, et sina oled kõige punasem. Aitäh. Oleme nüüd siin all toidukohas. Teenindaja oli väga tore, oli väga lõbus. Meile nüüd tuuakse kuskilt maalt toitu. Ma tahan ühele asjale tähelepanu juhtida, et kõik need kaabakad, kes ümber meie istuvad siin laua taga, mitte ükski neist ei joo alkoholi ehk veini või õlut. Kõik pistavad ainult endale kuradi seda kohvi ja vett. Õhtul joovad kohvi ja vett. No, õhtul lähevad peole, no. Energiat hoida. Välja teed. Tegelikult on küsimus usus. Saime oma toidu kätte. Väga kurb. Väga kurb. Ei, aga oliivid olid head. Tore. Üks asi, mis on hea. Ja olemegi hotellituppa tagasi jõudnud. Kuidas toiduga rahule jäime? Okei. No toit oli okei, enam-vähem. Ma tean, neile maitses rohkem. Mina natuke pirsutasin jälle ja nõmelised see toit oli meil mingi paki sees, aga juhtub. Aga jah, me oleme nüüd toas ja storitame, mina teen video ja siis tuttu ja homme näeme. Ja ma nüüd näitan meie hotellitoa vaadet ka, milline see öösel on. Kuu ka paistab ilusti.